Aastakümneid valitses võimas lahingulaev meresid. Alates Esimese maailmasõja eelõhtust kuni Teise maailmasõja puhkemiseni esindasid need hiiglaslikud laevad mereväe võimsuse tippu. Aga ajad muutuvad, relvasüsteemid arenevad ja üks selline areng tõi lahingulaeva pika valitsemisaja järsu lõpu Teise maailmasõja algusaastatel. Lennukikandjapõhine mereväe lennundus. Sageli lennukikandjatelt startinud sukelpommitajad ja torpeedopommitajad muutsid lahingulaeva hiiglaslikuks sihtmärgiks. Mereväed hakkasid üha enam toetuma lennukikandjatele ründeoperatsioonide läbiviimisel, mitte lahingulaevadele. Ja lahingulaevade ajastu lõpp kinnitati peagi 1945 aasta eepilises lahingus, kui 100 USA lennukid purustasid Jaapani Yamato, ühe suurima kunagi ehitatud laevastikulaeva. Yamato hävitati ja lahingulaev muutus praktiliselt iganenuks. Arenenud laevavastaste rakettide ja hiljem mehitamata õhusüsteemide ilmumine järgnenud aastatel kinnistas selle saatuse. Aga nüüd on lahingulaev tagasi ja seekord veelgi võimsamalt. USA on alustanud täiesti uue lahingulaeva programmiga oma ambitsioonika kuldlaevastiku algatuse raames. Trump-klassi lahingulaev ehk BBGX. Kuid see pole ainult USA mereväe uus tipptasemel lipulaev, mis jahib tiitlit merekuningas. BBGX pöörab pea peale pikaajalise USA mereväe doktriini. Samm, mis võib muuta kaasaegse mereväesõja olemust. Siin on, mida pead teadma $17 miljardi suurusest BBGX-ist ja miks USA merevägi on otsustanud lahingulaeva taas esiplaanile ja keskmesse tuua. Aastakümneid on USA sõjaline jõud rajatud hajutatud laevastikele, mille keskmes on lennukikandja. See loogika tuleneb osaliselt Teisest maailmasõjast saadud õppetundidest, kui lahingulaevad oma tähtsuse kaotasid. Ajastul, mil õhuvägi oli merelise jõu ees eelisseisus, tähendasid lahingulaevad liiga suure jõu ja juhtimise koondumist ühte kohta. Oma kogu võimsuse juures oli see muutunud uutele tehnoloogiatele liiga haavatavaks. USA jaoks oli lahenduseks lennukikandjate grupp. USA hiiglaslike lennukikandjate pardal paiknev õhuvägi koos saatvate hävitajate, allveelaevade ja teiste toetuslaevade relvastusega suurendas oluliselt USA ründe ja tulejõudu üheainsa laevagrupi paigutamisega. Lennukikandjate grupid võimaldasid ka mitmekihilist ja väga tõhusat kaitset lennukikandjale, mida üksik lahingulaev pakkuda ei suutnud. Kuid võib-olla kõige olulisem lennukikandjate grupi eelis on see, et see hajutab riski. Tulejõud ja juhtimine on jaotatud mitme laeva vahel, mis suurendab kõigi nende üldist vastupidavust. See doktriin toimis praktikas sama hästi kui teoorias. Aastakümneid võimaldasid USA lennukikandjate grupid USA-l projitseerida enneolematut jõudu üle kogu maailma ning nagu Iraan praegu kinnitada võib, teevad nad seda siiani. Kuid nüüd tähistab BBGX olulist muutust mõtteviisis. Selle laeva eesmärk on koondada õhutõrje juhtimine, kaugmaa rünnakuvõime ja heidutusjõud ühele suurele platvormile, mitte hajutada neid lennukikandjate grupi vahel. See tõstatab küsimuse, parafraseerides vana ütlust. Kui miski pole katki, miks seda parandada? Miks loobuda strateegiast, mis on nii kaua olnud edukas? Noh, ajad on muutunud. Relvasüsteemid on arenenud ja tänapäevase meresõja tegelikkus pole enam see, mis see oli veel mõned aastad tagasi. USA laevastik seisab nüüd silmitsi uute relvadega, nagu drooniparved ja hüperhelikiirusega raketid, mis tekitavad haavatavusi, mida varem ei olnud. USA arendab ka ise mitmesuguseid uusi ja arenenud ründe ning kaitserelvasüsteeme, mis tuleb integreerida oma laevastikku. BBGX on katse tabada 2 kärbest ühe hoobiga. Tõsi küll, see on pigem nagu mäeahela viskamine nende 2 probleemi pihta kui kivi, aga saate aru küll. President Donald Trumpi sõnul saavad need olema kõige kiiremad, suurimad ja kaugelt 100 korda võimsamad kui ükski kunagi ehitatud lahingulaev. Endine mereväeminister John Phelan, kes hiljuti oma ametist vabastati, oli veidi tagasihoidlikum. Tulevane Trump-klassi lahingulaev USS Defiant saab olema suurim, surmavaim, mitmekülgseim ja kõige ilusam sõjalaev kogu maailma ookeanidel, kinnitas ta. Aususe huvides seisis Trump tema kõrval, kuid võib-olla parima selgituse uue laeva operatiivkontseptsiooni kohta annab otse mereväe selleks esitatud eelarvetaotlus. Seal on kirjas, et lahingulaeva peamine roll on pakkuda suuremahulist kaugmaa ründetuld ning toimida tugeva ja ellujäämisvõimelise eesliini juhtimis- ja kontrollplatvormina. See pakub kulutõhusaid võimalusi rünnakuks ja kaitseks ning selle võimekus võtta pardale laevastiku juhtkond suurendab ellujäämisvõimalusi, tuues komandörid lahingule lähemale. See tähendab, et see võib toimida paindliku juhtimis- ja kontrollplatvormina nii mehitatud kui ka mehitamata platvormidele. Kõlab muljetavaldavalt, eks? Aga kuidas see kõik tegelikkuses välja näeb?
Projekt on alles väga varajases projekteerimisjärgus, rääkimata arendusest. Holmest kavandatud lahingulaevast esimese ehitamine on plaanis alustada alles 2028. aastal. Seega enamik üksikasju on alles väljatöötamisel. Aga mida me teame, on see, et laev tuleb kõrgtehnoloogiline, tohutu ja väga võimas. Trumpi-klassi laeval on prognoositavalt 30 000 tonnine kere, mis annab üle 3 korra rohkem sisemahtu kui 9000 tonnine hävitaja. Selle pikkuseks oodatakse 853 kuni 890 jalga ja laiuseks umbes 105 kuni 115 jalga. See on pikem kui eelmainitud Yamato, mis on igas mõttes ülipikk laev. Laev on kavandatud saavutama kiirust üle 30 sõlme, kuigi pole veel lõplikult otsustatud, millist tüüpi mootor seda käitab. Phelan ütles aprillis, et kuigi arutelud Trump-klassi sõjalaevade võimaliku tuumajõul töötamise üle käivad, on see siiski ebatõenäoline. Selle asemel ütlevad mereväe eelarvedokumendid, et praeguse plaani kohaselt kasutab PBX kombineeritud tavapärast jõuseadet, mis hõlmab diiselgeneraatoreid ja gaasiturbiine. Kuigi BBGXi ei peeta lennukikandjaks, on sellel siiski lennutekk ja 2 angaari, mis suudavad toetada V22 Aspiri lennukeid ja tulevasi vertikaalse tõusuga süsteeme. Samuti on sellel täiustatud andurite komplekt, mis põhineb ANSPY6 radaril ja pakub kvaliteetset integreeritud õhu- ja raketituvastust ning jälgimist. Leeval peaks olema 650 kuni 800 meeskonnaliiget, mis on üks suurimaid meeskonnanumbreid kogu USA laevastikus. Ainult USA Harper's Ferry klassi Santoki laev 825 meeskonnaliikmega, Blue Ridge'i klassi juhtimislaev 842 meeskonnaliikmega, Ameerika klassi dessantlaev 2745 meeskonnaliikmega ja Wasp klassi dessantlaev 2979 meeskonnaliikmega. Ja Fordi ja Nimitsi klassi lennukikandjad, mille meeskonnad on vastavalt umbes 4660 ja 5680 inimest, mahutavad veelgi rohkem. Kuid suur meeskond ei ole see, mille jaoks kogu see lisasuurus ja veeväljasurve PBGX-il on mõeldud. Seda on vaja lahingulaeva täiustatud relvastuse ja tohutu energiatootmisvõimsuse jaoks, mis on vajalik osa sellest relvastusest täitamiseks. Mereväe eelarvetaotlus ütleb, et laeva täiustatud süsteemid võimaldavad tõelist kaugmaarünnakut hüperhelikiirusel relvadega, mis asuvad uutes, suuremates vertikaalsetes stardisüsteemides. Lisaks pakub selle täiustatud mereväe suurtükituli kulutõhusaid võimalusi rünnakuks ja kaitseks. Praktikas ühendab Trumpi-klassi ründekonfiguratsioon hüperhelikiirusel ja tavapärased raketisüsteemid ühes kerel, et pakkuda mitmekihilist ründevõimekust. Laev on loodud kandma 12 tavapärase kiire löögi ehk CPS-i hüperheliraketi, mis on mõeldud tavapäraste lõhkepeade toimetamiseks mandritevahelistel kaugustel umbes 1 tunni jooksul. Selle klassi esimene ehitatav laev, eespool mainitud USS Defiant ehk PBG-1, sisaldab samuti 128 MK-41 vertikaalset raketilaskesüsteemi šahti. See on 25% rohkem kui praegusel Arleigh Burke'i Flight 3 hävitajal, millel on 96 šahti. Need laskeseadmed suudavad välja lasta Tomahawki maismaaründerakette ja standardmissili tõrjerakette, samuti muid laskemoona. Lisatud tulejõud tänu lisalaskeseadmetele võimaldab samaaegselt tegutseda mitmes missiooni valdkonnas, sealhulgas rünnakutes ja õhutõrjes. See suur tulejõu kontsentratsioon vähendab vajadust mitme laeva järele sarnaste tulemuste saavutamiseks, kuid sellega kaasneb suurem sõltuvus pardal oleva laskemoonaruumi mahutavusest. Kere võimaldab ka potentsiaalselt SLCMN tuumarelva kandvate merelt lastavate tiibrakettide integreerimist, mis laiendaks USA mereväe pindlaevastiku heidutusvõimaluste valikut peaaegu maksimaalselt. Kuid tipptasemel relvastuse valik ei piirdu ainult CPS-i ja SLCMN-iga, millest mõlemad on alles kasutuselevõtu protsessis. Jällegi tsiteerides seda mereväe eelarve ettepanekut. Tunduvalt suurendatud energiatootmine, mida juhib keerukas integreeritud energiasüsteem koos suure mahutavusega energiasalvestusega, toetab missioonikriitilist suunatud energiat. Relvad nagu suure võimsusega laserid ja elektromagnetilised rels-suurtükid vähendavad sõltuvust kallistest ühekordsetest laskemoonadest. Tõepoolest, üks peamisi põhjuseid uue lahingulaeva suurusele on pakkuda platvormi neile otse ulmefilmidest pärit relvadele. Elektromagnetiline rels-suurtükk, laseril põhinevad suunatud energiarelvad ja võimalik, et ka mikrolainetel põhinevad suunatud energiarelvad. USA merevägi taastas hiljuti oma mahajäetud rels-suurtüki programmi ning arendab ja testib aktiivselt mõlemat tüüpi suunatud energiarelvi. Kõigi 3 probleem on see, et need vajavad tohutul hulgal energiat.
Seda on keeruline rakendada juba maismaal, kuid merel esitab see disainile väljakutseid, mida võib tõepoolest nimetada raketiteaduseks. Alles jääb näha, kuidas mereväe insenerid täpselt lahendavad nende süsteemide toitega varustamise uuel lahingulaeval, kuid tundub, et pardal on nende jaoks kindlasti piisavalt ruumi. Relv suurtükk on mõeldud eelkõige ründerelvaks, mille eesmärk on toimetada hüperhelikiirusel lendavaid mürske kuni 100-200 meremiili kaugusele, et tabada maismaa sihtmärke, vaenlase laevu ja kindlustatud rajatisi kineetilise energiaga. Kuid selle suur kiirus ja lühike sihtmärgini jõudmise aeg muudavad selle sobivaks ka raketikaitseks, võimaldades tõrjuda laevavastaseid tiibrakette, droone ja isegi hüperhelikiiruse lohte. Vastupidiselt sellele on suunatud energiaga relvad peamiselt kaitseotstarbelised. Laserrelvi kasutatakse peamiselt droonitõrjeks ehk CUAS-iks, raketi, suurtüki ja miinipildujatõrjeks ehk CRAM-iks, lühimaa õhutõrjeks ehk SHORAD-iks ning vaenlase platvormide sensorite pimestamiseks või kahjustamiseks. Mikrolainerelvad keskenduvad mittekinetilisele elektroonilisele rünnakule ning neid kasutatakse peamiselt drooniparvede, vaenlase side- ja radariseadmete ning raketijuhtimissüsteemide häirimiseks või rivist väljalöömiseks. PBGX-il on baasvarustuse osana plaanis kasutada suunatud energiaga relvi vahemikus 300-600 kilovatti, võimalike uuendustega umbes 1 megavatini, sõltuvalt sellest, kui palju võimsust on võimalik laevale mahutada. Laserisüsteemid, mis väidetavalt põhinevad Odin või Helios süsteemidel, on mõeldud luure, sihtimis- ja droonitõrje operatsioonide toetamiseks. Nende kaasamine rõhutab, kuidas laeva kaitsesüsteemid on üles ehitatud erinevate ohtude tõrjumiseks. See toimub kihilise tõrje ja aktiivse sekkumise kaudu, mitte passiivse kaitsega. Kui otsid teravat arusaama ja analüüsi, leiad seda kõigist meie videotest siin The Military Show kanalil. Telli kanal, et saada alati teada pealkirjade taga olev tõeline lugu ja olla kursis viimaste arengutega. Lisaks suunatud energiaga relvadele kuulub Trumpi-klassi lahingulaeva kaitsesüsteemi 2 RIM-116 Rolling Airframe'i raketiheitjat, mis on mõeldud lähikaitseks saabuvate rakettide ja lennukite vastu. Sellel on ka 2 5-tollist 62 kaliibriga kahurit pindsihtmärkide ründamiseks ning 4 30 mm süsteemi lühimaakaitseks väikeste laevade ja õhuohtude vastu. Nagu näete, peegeldab droonitõrjesüsteemide kaasamine laevakaitse standardvarustusse mehitamata süsteemide kasvavat kasutamist meresõjalistes konfliktides. Iga laeva jaoks, eriti aga sellise puhul, kus on koondatud nii palju tulejõudu, tähendab see uus reaalsus, et laeva ellujäämine sõltub üha enam võimest ohte enne tabamust avastada ja tõrjuda. Seega vajab PBGX pidevat sensorite ja relvasüsteemide tööd suure energiavajaduse tingimustes ning integreeritud lahingusüsteemide usaldusväärset toimimist kestva rünnaku korral. Selle õigesti tegemine ja õigena hoidmine, kui uusi tehnoloogiaid tuleb aja jooksul integreerida või nendega võidelda, ei ole sugugi lihtne ülesanne. Nimekiri kõrgtehnoloogilistest projektidest, mis on disainiprobleemide tõttu edasi lükatud või isegi tühistatud, näitab, kui keeruline see protsess võib olla. Seetõttu rõhutab mereväe juhtkond, et enne PBGX-iga sügavasse vette hüppamist tuleb disain ja tipptasemel tehnoloogia korralikult paika saada. Mereväe eelarvetaotluse kohaselt juhib uue lahingulaeva disaini ja ehitust uuenduslik strateegia, mis keskendub tipptasemel digitaalsele töövoole. See kasutab kaasaegset digitaalset inseneeriat, tehisintellektil põhinevat disaini ja täiustatud tootmistavasid, et vähendada kulusid ja ajakava riske. Võttes eeskuju Korea ja Jaapani laevaehituse parimatest tavadest, rõhutab see lähenemine kõrget disaini küpsust enne ehituse algust, täpset modulaarset ehitust ning tihedat koostööd disaini- ja tootmismeeskondade vahel. See strateegia on loodud tööjõu stabiliseerimiseks, tööstuse vastupidavuse suurendamiseks ning uue võimekuse pakkumiseks prognoositavamalt ja taskukohasemalt. Loodetavasti aitab see uus lähenemine vältida selliseid probleeme, nagu kogeti Constellation klassi fregatiga. Selle laeva disain oli veel 2025 aasta aprillis lõplikult kinnitamata, peaaegu 5 aastat pärast esialgse lepingu sõlmimist ja juba juhtlaevale tööde alustamist. See kahetsusväärne olukord tekkis hoolimata sellest, et merevägi valis selgesõnaliselt tootmises oleva fregati tuletise, Prantsuse-Itaalia Fregata Europea Multimissioni ehk FREMi, et aidata vähendada riske ja hoida programmi õigel kursil. Olgu selguse huvides öeldud, et PBGX-i kasutuselevõtt tähistab doktriini muutust, kus võimsuse koondamist ühele lahingulaevale peetakse nüüd tulevase sõjapidamise oluliseks elemendiks, mitte enam ilmseks nõrkuseks. Aga see ei tähenda kindlasti, et USA loobuks oma senisest laevastikust ja tegutsemisviisist täielikult, nii-öelda koos pesuveega last välja visates.
See on ilmne juba mereväe eelarve ettepanekust endast. Selle kohaselt on lahingulaev mõeldud lisama võimekust kuldse laevastiku kõrge-madala koosseisu kõige võimekamasse otsa. Lisaks võib lahingulaev juhtida pealvee lahingugruppi, integreeruda lennukikandjalöögigrupiga või tegutseda iseseisvalt oluliste mereteede turvamiseks. Seega ei ole see mõeldud asendama USA lennukikandjagruppi ega kandjat, et saada uueks peamiseks üleilmse jõu projitseerimise vahendiks. Pigem on see uue põlvkonna tippklassi pealvee sõjalaevade lipulaev, mille eesmärk on tagada USA mereväe tulevikukindlus ja samal ajal oluliselt suurendada tulejõudu merel. Teisisõnu, kui arenenud järgmise põlvkonna laev USA mereväes, on tal kaaslasi nii selle kuldlaevastiku kõrgemas kui ka madalamas otsas. Eelarve ettepanek 2027 eelarveaastaks sisaldab miljardeid dollareid ettemaksena PBGX-i töö alustamiseks. Lisaks veel 837 miljonit dollarit uurimis- ja arendustegevuseks. Tegelik hankimine ja kiilu mahapanek algaks järgmisel aastal, mida toetaks eelarvetaotlus lausa 17 miljardi dollari ulatuses esimese laeva jaoks. See muudaks selle kõige kallimaks kunagi teenistusse võetud laevaks. Praegune rekordiomanik on USS Gerald R, esimene uutest Ford-klassi lennukikandjatest, mille maksumuseks hinnatakse umbes 13,3 miljardit dollarit. Kuid lisaks uue lahingulaeva ettemaksule sisaldab mereväe 65,8 miljardi dollari suurune eelarve ka taotlusi 17 muud lahingukoosseisu kuuluvat laeva ning 16 abilaeva või tugilaeva soetamiseks. Eelkõige soovib merevägi osta ühe Columbia-klassi allveelaeva, 2 Virginia-klassi allveelaeva, ühe FFX fregati, ühe Arleigh Burke-klassi hävitaja, ühe Ameerika-klassi dessantlaeva, ühe San Antonio-klassi dessanttranspordidoki, 6 keskmise suurusega dessantlaeva, 2 John Lewis-klassi kütusetankerit, 2 allveelaevade tugilaeva asendajat ja 1 ookeaniseirelaeva. Lisaks nendele uutele ostudele jätkab taotlus ka 3. ja 4. Fordi-klassi lennukikandja järk-järgulist rahastamist, mis on hetkel ehitamisel. Seega on ilmne, et merevägi ei pane kogu oma lootust ainult PBGX-i peale ja see on mõistlik. Vaatamata kogu oma tohutule tulejõule on alles jäänud see põhiline haavatavus, mis muutis 20. sajandi alguse lahingulaevad vananenuks. Nii suure jõu koondamine ühele laevale teeb sellest Ameerika Ühendriikide vastaste jaoks peamise sihtmärgi. Mõnes olukorras, näiteks USA käimasolevas operatsioonis Venezuela rannikul, suudaks üks Trumpi-klassi lahingulaev peaaegu kindlasti täita ülesandeid nii sõjaliselt kui ka kuluefektiivselt paremini kui lennukikandjate grupp. Operatsiooni ulatus, mille ametlik eesmärk on narkokaubanduse tõkestamine ning Venezuela oht ei õigusta tegelikult lennukikandja või suure löögigrupi pikaajalist kasutuselevõttu, mida oleme näinud. Üks PBGX koos väikese Asperise laevastikuga suudaks suvalisi kiirpaate sama tõhusalt ja palju väiksema kuluga põhja lasta. Praegu pole USA-l eriti palju muid võimalusi peale löögigrupi. PBGX kõrvaldab selle probleemi. Kuid ägedamalt vaidustatud piirkondades, näiteks Hiina tagahoovis, peab võimu ja juhtimise hajutamise loogika lennukikandjarühmas ilmselt siiski paika. Keegi tegelikult ei tea, kuidas USA ja Hiina kõige arenenumad relvad üksteise vastu hakkama saavad, sest nad pole veel omavahel vastamisi läinud. Kuni tegelikest võimetest pole palju rohkem teada. On tõenäoliselt liiga riskantne koondada liiga palju jõudu ja kulutusi ühele platvormile Hiina kontrollitavates vetes. Seda riski merevägi tõenäoliselt ei võta. Eriti, kui USA suudab nüüd kasutada lennukikandja või muid löögigrupi formatsioone, kuhu kuulub ka PBGX. Ja see on kindlasti osa plaanist. Eelarve taotluse kohaselt saab lahingulaev paindliku juhtimis- ja kontrollplatvormina nii mehitatud kui ka mehitamata platvormidele juhtida pealvee lahingugruppi, integreeruda lennukikandja löögigrupiga või tegutseda iseseisvalt oluliste mereteede turvamiseks. Tegelikult on osa PBGX-i loogikast täita löögigrupi formatsioonides tekkinud tühimik, mis tekkis Ticonderoga-klassi ristlejate pensionile saatmisega. Nad olid pikka aega täitnud USA lennukikandja löögigruppides spetsiaalseid õhutõrje juhtimisfunktsioone, kuid olid, ütleme nii, juba üsna vanaks jäänud. 2020. aastate keskpaigaks oli mereväe laevastiku struktuur sisuliselt kitsenenud nii, et ainukeseks tootmises olevaks suureks sõjalaevaks olid Arleigh Burke-klassi hävitajad. Algne plaan oli täita Ticonderoga-klassi laevade pensionile jäämisest tekkinud tühimik uue TGGX hävitajate programmiga.
kuid see sattus nende tüütute projekteerimisprobleemide otsa. 2021. aasta ja 2026. aasta jaanuari vahel läbi viidud projekteerimisuuringud jõudsid järeldusele, et TGG-X kerekuju ei olnud piisav vajaliku arvu vertikaalse stardisüsteemi rakkude, CPS-i, rakettide ja tulevaste kõrgenergiarelvade integreerimiseks ilma, et ületataks võimsuse ja jahutuse piire. Teisisõnu, see disain oli täiesti läbi kukkunud. USA mereväe juhtkond hindas 2 erinevat hävitaja varianti, kuid otsustas lõpuks targalt, et ülesannete jagamine erinevate variantide vahel ei vastaks operatiivsetele nõuetele. Seejärel otsustati liikuda ühe suurema kere suunas, mis suudaks mahutada kõik TDG-X-i planeeritud süsteemid ja enamgi veel. Tulemuseks on PBG-X. See näeb paberil kindlasti muljetavaldav välja ning selle loomise põhjendus on arusaadav. Kuid nagu merevägi ise tunnistab, on veel vara midagi kindlat öelda ning olulised väljakutsed tuleb ületada, et lõplik disain ellu viia, rääkimata eelarves püsimisest ja tähtaegadest kinnipidamisest. Esiteks on Ameerika Ühendriikide laevaehitustööstuse suutlikkuse kohal suured küsimärgid. Suured laevatehased nagu Bath Iron Works, Ingalls Shipbuilding ja Newport News Shipbuilding tegutsevad praegu tööjõupuuduse ja olemasolevate tootmiskohustustega. Tootmisvõimsuse laiendamine nõuab seega oskustööjõu värbamist ja koolitamist ning märkimisväärseid investeeringuid infrastruktuuri ja tootmisvõimekusse. BBG-X programmi ulatus eeldatavasti suurendab nõudlust spetsialiseeritud komponentide ja täiustatud tootmisprotsesside järele, tuues kaasa riske ajakava viivituste ja kulude suurenemise osas. Kui lisada siia veel Trumpi kaubandussõjad ja jätkuv mereline seotus Pärsia lahes, siis need riskid ainult suurenevad. Kuidas neid väljakutseid, millega see ambitsioonikas ja põnev projekt silmitsi seisab, lahendatakse või ei lahendata, selgub aja jooksul. Loomulikult hoiame arengutel silma peal ja anname teile teada. Senikaua vaadake seda videot, et teada saada, kas lennukikandja on tegelikult juba aegunud. Aitäh vaatamast!